Tere tulemast kuulama Estonian podcasti. Täna tahan natuke psühholoogiast rääkida, aga täpsemalt tajuajast need asjad, mis mõjutavad meie elu ja ümbritsevat maailma. Selline efekt on täitsa normaalne ja igale inimesele täiesti naturaalne, kuid peab meeles pidama, et tihti, mis meie tundub tõsine, on lihtsalt meie ajumäng. Tajuga kognitiivne nihe või kognitiivne moonutus on mõtlemisviga, mis tekib või tekivad, kuna meie aju peab info töötlemist lihtsustada ja lõpuks aru saada. Need on nagu pimedad kohad meie tajus, mis panevad meid nägema maailma mitte täiesti objektiivseks. Esimene efekt tänaseks on elujääjate efekt ehk elujääja kallutatus. See on minu lemmik kognitiivne moonutus ja ma näen seda mõju iga päev. Elujääja efekt tekib siis, kui keskendume ainult edukatele inimestele ja unustame need, kes ebaõnnestusid. See moonutab meie arusaama, sest näeme ainult võitjaid, mitte kaotajaid. Tänapäevade uudistes seda on alati näha ning peaaegu kõik, kui mitte kõik edulood põhinevad selle efekti alusel. Küll sa oled ise kuulnud, et Steve Jobs ei lõpetanud isegi ülikooli, aga sai ikkagi edukaks. Või sul on isegi koolikaaslane, kes oli parim õppur, kuid elus pole ta eriti kaugele jõudnud. Samas kui keegi, kes koolis ilma ei paistnud, on nüüd väga edukas. Sellised näidised paljudele meeldivad, kuid kui natuke selle üle mõelda, siis on klaar ja saad kohe endale vastata, kas jõud on reeglist või see ongi erand, mis kinnitab reeglid. Samamoodi võib juhtuda, et su sõber annab sulle kogu aeg nõu ja siis, kui ühel korral tal on õigus, ütleb ta. Ma ju ütlesin sulle. Lõpuks küsi 1000 inimest, et nad mõtleksid mõnele sõnale või numbrile ning ütle, et sa suudad seda ära arvata. Siis kui päriselt suudad, saad seda inimese silmades ekstra sendiks. Enne seda ebaõnnestunud katsede kohta ei pea mainima. Kinnituskalduvus või kinnituseel arvamus. Mis juhtub siis, kui otsime ja tõlgendame infot nii, et see sobiks meie olemasolevate uskumustega? Minu arvates see on väga ohtlik kognitiivne nihe. Kui me usume midagi väga tugevalt, siis pöörame tähelepanu ainult nendele faktidele, mis toetavad meie arvamust. Näiteks, kui olen veendunud, et liiter apelsinimahla päevas on ülemalt tervislik, siis loen ainult neid artikleid, mis seda väidet toetavad. Kõik teise arvamusega ma pean valedaks ja ebaausaks. Mahl ongi tervisele heaks. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitused lisatud suhkru kohta? Ei, see kõik on jama. Või teine näide. Sul on väga kindel poliitiline seisukoht ja kui kohtad inimesi, kes sinuga nõustuvad, pead neid tarkadeks ja hästi informeeritud inimesteks. Kui tark inimene temaga on nii meeldiv rääkida. Kuid kui keegi väljendab vastupidist arvamust, võtad sa neid ajateadlikult vähem tarkadena või isegi ebaadekvaatseks. Tõsi? Vääratamatu kuluviga või kaotatud kulude mõju juhtub siis, kui inimene jätkab aega, raha või vaeva millegi investeerimist, isegi kui see enam kasu ei too, lihtsalt sellepärast, et ta on juba palju kulutanud. Oled kunagi vaadanud kinos filmi, mis on täiesti igav või isegi jama, aga film on juba pooleks jäämas ja sa oled pileti eest maksnud ning tundub sulle, et see on lihtsalt rumal poolel teel alla anda
või lugenud raamatut, mis enam ei huvita, aga oled juba 50% läbi, pead lõpuni lugema. Vot just see on väärtamatu kulu viga. Dunningi-Krügeri efekt. See nähtus tähendab, et inimesed, kellel on vähe teadmisi või oskusi mingis valdkonnas, hindavad oma võimeid liialt kõrgeks, just nagu sel hetkel, kui ma psühholoogiast räägin. Olen hiljuti fitnessis huvitanud, vaatasin paar videot, olen paar artikli lugenud, tean juba nii palju, et Instas nime lõpus on .fit pannud ning varsti hakkan teisi treenima. Või investeerimine. Olen terve õhtu investeerimisvideot vaatamas veetnud. Kõik on nii lihtne. Kohe saan miljonääriks ja saan sind ka aidata. Anna ainult teada. Petturi või impostori sündroom juhtub siis, kui sa tunned, et sa ei ole piisavalt hea või tark, kuigi tegelikult oled. Olen saanud hea palgaga töökoha, aga tunnen, et ma pole seda väärt. Ma ei tea midagi, mul lihtsalt vedas. Närviliselt ootan, et kolleegid mind paljastavad, kuigi objektiivselt olen ma tubli ning saan hakkama. Ja lisaks kõik need juhtumid, kui mul vedas, lihtsalt vedas. Ma ei tee kõike ja veel hullem, kui inimene tunneb, et ei väärigi endale isegi väikeseid naudinguid, nagu midagi kallemat ostmist, kuna tunneb, et ei ole seda väärt. Nii on näha, kuidas see käitumine võib mõjutada ka igapäevaelu ja enesemugavustunde. Ja tänaseks 5 aitab. Jätkame teinekord. Anna mulle teada, mis sa arvad ja mõnusat keeleõpet.